Roheoskus on teadmised ja oskused, mida meil on vaja selleks, et elada säästlikumalt, vähem raiskavalt, aga samaaegselt peame jälgima seda, et säiliks tasakaal inimeste heaolu ja planeedi jätkuva säilimise vahel. Meie tegelesime transpordi teemaga ja meie sektoris on kindlasti see roheoskus, millele peab keskenduma, on fossiilkütustele asenduse leidmine. See ei tähenda seda, et me sisepõlemismootoritest loobume, vaid et tuleb leida viise, kuidas luua säästlikumaid mootoreid, võtta kasutuse alternatiivkütuseid ja samuti läbi mõelda logistika, et me sõidaksime vähem ja oleksime ökonoomsemad. Sellise suure uue algatuse puhul, et esimene väljakutse oli muidugi selline administratiivne ja bürokraatlik, et erinevatel koolidel olid omad sisseharjunud tegevusmustrid koostööga riigiasutustega. Algul võttis see aega, aga kui see kõik laabuma hakkas, siis läks meie ühine töö päris hästi. Kuigi Eesti on väike, siis tegelikult Eesti koolid liiga palju ühistööd ei ole teinud. Peamine võib-olla õppetund oli see, et selle ühise meeskonna moodustamine erinevate koolide ja erinevate haridustasemete vahel. Saavutuses võikski seda pidada, et me siis vaatasime üle oma õppekavad, mida me õpetame ja leidsime, et kuigi meil on nagu erinevad valdkonnad koolidel, siis tegelikult probleem on meil ühine ja et me saame seda ühiselt lahendada. Esimese etapi selline minu jaoks kõige inspireerivam osa oli see, et näha, kuidas erinevad koolid, kes pole liiga palju ühist koostööd teinud, hakkasid peale esimest sellist ebalevat aega ühiseks meeskonnaks moodustuma ja leidsime, et meil on tegelikult väga sarnased probleemid, kuigi oleme ise valdkondades ja sellest on nüüd hea edasi minna teise etappi, kus me hakkame õppematerjale välja töötama nende lahendamiseks. Kui me hakkame nüüd edaspidi õpetama noori tulevikuinsenere, kes teavad, kuidas säästlikumaid lahendusi leida, siis ma olen veendunud, et nemad on need, kes leiavad need uued tehnoloogiad, uued moodused. Transpordi osas me kindlasti näeme, kuidas me hakkame vähem saastavamaid transpordiviise kasutama ja laiemalt kindlasti on siis positiivne mõju kogu planeedile.